911, mis on teie hädaolukorra aadress? Wisconsini ortopeedi haigla Gulf Roadil, jah, see on selle tara. See on kõrval asuval süsialkrundil. Me leidsime metsast surnukeha, kui paigaldasime sisenemine keelatud siltidele vaiu. Kus te täpselt asute ortopeediakeskuse suhtes? Nagu golfiväljaku ja selle vahel. Siin on nii palju küsimusi. Mis selle inimesega juhtus? Kuidas see keha siia sattus? Ja mis kõige tähtsam, kes see on? See polnud nii, et meil oleks olnud kadunud isiku juhtum, mida me oleksime saanud kohe seostada. Minu sõidukis pole midagi. Me ei süüdista sind isegi selles, et sul oleks midagi oma veokis. Mõte, et keegi võib lihtsalt maailmast kaduda ja keegi ei paista seda märkavat, oli lihtsalt nii südantlahästav. Okei, ja sa oled ehitusfirmast. Jah, me panime silte üles ja tundsime mingit lõhna ning siis nägime, et seal tada on üks mees. Ta on seal juba kaua olnud, nii et ma arvan küll. Ta tuleb tagasi, ma olen lõhn. Delafield on kõrgema klassi kogukond, kus ma ei tea, kas ma olen kunagi mõrvajuhtumit kajastanud. See on väga jõukas piirkond. See ei ole piirkond, kus keegi kaob ja keegi ei ütle midagi. See ei ole see piirkond. Kas sa suudad kõik sellest eemal hoida? Jah, ma sain kõik sealt ära, kui me saame teada, mis see on. Olgu hästi, ma saadan paar politseiniku sinuga kohtumaks. Meie kapten helistas ja ütles, et patrull on väljas ühel põllul, Orthopedics and Associates of Wisconsinist idapool. Neil on midagi, mis näib olevat inimese mumifitseerunud jäänused. Kas te saaksite hakata sinna poole liikuma? Meid juhatati läbi tiheda võsa ja läksime puude vahele. Ja ma nägin surnud inimest selili lamamas umbes 6 meetrit metsa sees. See oli tugevalt lagunenud laip, nii et oli raske kindlaks teha, mis soost see inimene oli. Laiba ümber ei olnud midagi, mis aitaks isikut tuvastada. Ei olnud kotte ega rahakotte, mida me oleks leidnud. Ilmselgelt pidime kutsuma kohtuarsti. Lahkamisel selgus, et tegemist oli 20-50 aastase naisega. Lagunemine oli nii kaugele arenenud, et kohtuarstil oli peaaegu, kui mitte täiesti võimatu surma põhjuse ja viisi kindlaks määramine. See võis olla õnnetus. Võib-olla, ma ei tea. Ta jooksis metsas ja lõi pea vastu kivi. Tal oli epilepsiahoog. Ta töötas. Või siis teine asi, millele kõik viitasid, oli enesetapp. Kuigi lahkamine ei määra, kuidas see naine suri, annab see siiski mõned vihjed selle kohta, kes ta oli. Tal oli ühes randmesoperatsioonist metallnõel ja mõned tätoveeringud. Tal oli käel hõimumuster ja roosi tätoveering ning ühel pahkluul J-tähega tätoveering. Need olid kõik asjad, mida kohtuarstid kavatsesid kasutada, et proovida välja selgitada selle isiku identiteeti. Üks meie detektiividest pääses ligi Wisconsini parandusasutuste osakonna andmebaasile. Ja selle teabega jõudis ta lühikese võimalike kandidaatide nimekirjani. Kui ta kontrollis nime Stefani Pavlon, siis tundsime, et meil on piisavat infot, et teada saada, kes on ohvri vanemad ja vaadata, kas nad suudavad teda positiivselt tuvastada. Ja siis läksime Delafieldi ja kohtusime Stefani vanematega. Detektiiv Fredericks ja Blennis. Me teeme järelkontrolli. Ühe juhtumi osas ja tahtsime lihtsalt teiega ühendust võtta. Kas te elate siin koos oma naisega? Jaa, aga kuidas on Stefaniga? Ei, ta ei ole praegu siin, aga ma juba tean. Kas teil ei ole temaga kunagi kontakti? Meil on, aga me ei tea, kus ta on. Olgu. Ta ei vasta ühelegi teisele telefonikõnele. Olgu. Millal sa temaga viimati rääkisid? Ma arvan, et umbes 3 nädalat tagasi. Ja kus ta siis peatus? Ta oli siin. Siis tuleb Stefani ema uksele. Arts Stephen. No, me olime, ma mõtlen, tegeleme ühe uurimisega ja usume, et Stefani on sellega seotud. Reedel leiti Delafieldi linnas üks inimene surnuna. Ma arvasingi.
Me arvan, et see võib olla Stefani. Oh ei. Saime teada 2 Waukesha maakonna detektiivi käest, kes küsisid meilt Stefani kohta küsimusi. Tal oli vasakul käsivarral tätoveering, mis oli keha leidmisel endiselt mähtav. Siis leppisime sellega, et jah, see oli meie tütar. Võttis aega, enne kui see päriselt kohale jõudis. Sa ei saanud oma lapsega hüvasti jätta. See on kannatus, millest on raske vabaneda, mis jääb sinu sisse ja see lööb. Nii valusalt, et see on... Ma ei tea, ma pean lõpetama. Vabandan väga, kutid. Ma võin teile öelda. Meie lapselapse isaga ja ta elab Waukeshas. Kas sa tead, mis tema nimi on, Lafayette? Matt Paul. Matt Paul. P-A-H-O. Okei. Stefani vanemad suutsid meile öelda, et ta veetis aega nii nende kodus kui ka Waukeshas elava pikaajalise poissõbra oma tütre isa juures. Nii et kui politsei räägib Stefani vanematega ja saab rohkem teada tema elust, saavad nad ka rohkem teada tema suhtest Matt Pauliga. Aga ta oli väga hooliv ja armastav inimene. Ta oli mõistev inimene, abivalmis inimene ja talle meeldis sinu heaks asju teha. Ja 1999 aastal kohtus ta Mattiga. Ta kohtus temaga Waukesha keeglisaalis ja kolis tema juurde elama. Ta armastas teda tõesti väga palju. Ma arvan, et ta oli temast umbes 10 aastat noorem. Mees on 50-ndates, naine oli 40-ndates. See oli selline kord koos, kord lahussuhe, väga keeruline suhe. Aga nad olid kaua aega koos. Stefani sai tütre 2003 aastal ja see muutis meie kõigi jaoks kõike. Layla Pavlans lived in her late teens. Ta elas mõlema vanemaga ajal, kui tema ema kadus. Politsaile tundub kummaline, et teda ümbritsesid inimesed, kes teda armastasid. Miks ei teatatud siis tema kadumisest? Ema ja isa polnud kellelegi helistanud. Me teadsime, et härra Paul polnud tema kadumisest teatanud, sest meil polnud tema nimega seotud ühtegi kadumisavaldust. Ta viibis Mutteris tõenäoliselt umbes 3 nädalat tagasi. Ma arvan, et ta jäi täna ööseks. Ja siis järgmisel päeval pani ta end kenasti riidesse ja Matt pidi talle järele tulema ning nad pidid minema Y-sse. Nad lähevad Y-sse. Ogu. Ja ma arvasin, et ta tuleb hiljem koju, aga ei, ta pole üldse ilmunud. Kas tal polnud kontakti oma poegadega? Ei. Ta oli nädalaid järjest ära ja tuli siis paariks päevaks koju. Nii arvasid Stefani vanemad, et ta tuleb mingil hetkel tagasi. Aga seekord ta ei tulnudki tagasi. Stefani ema andis meile aadressi, kus Mattias elas. Tahtsime Mattiasega rääkida ja temalt sündmuste käigu kohta ülevaade saada. Millal sa teda viimati nägid? Mida ta tegi? Kuidas teie suhe oli? Sellised asjad. Ja ma läksin tema juurde, et end tutvustada. Ja esimene asi, mida ta mulle ütles, oli, mille pärast ega siin poleks, mina ei teinud seda. Ma mõtlesin, et okei. Me ütlesime talle, et kuule, sa tuled nüüd šerifi osakonda tagasi. Me räägime sinuga mõnest asjast. Lõpuks vestleb ta detektiiv Brian Fredericksoni ja detektiiv Ross Seitsiga. See ei ole hea olukord. Niimoodi siia tulla, nagu sa tulid. Ma mõtlen, ma ei tea, mis toimub, aga sa oleksid võinud lihtsalt helistada. Tegelikult ma helistasin sulle natuke aega tagasi, aga keegi ei vastanud. Sa helistasid mulle natuke aega tagasi? Jah, umbes nii. Kuidas sul läks, Rory? Meil on igasuguseid viise. Oh jaa, ma tean küll. Kui ma oleksin tahtnud oma numbrit varjata, poleks sul üldse sellele ligipääsu olnud. Ma tean, et mu vestlustelefon oli kõik see. Mul polnud midagi varjata. Me olime sammu võrra ees. Ta oli väga, vähemalt meile tundus nii, väga keskendunud sellele, et kontrollida intervjuud ja selle suunda.
ma ei ole midagi teinud, et sind võita. Vot see heaks. Mitte midagi. Minu autos pole midagi ja selles korteris pole ka midagi. Mitte midagi. Me ei süüdista sind isegi selles, et su autos oleks midagi olnud. ma arvan, et ta arvas, et on targem kui õiguskaitseorganid ja targem kui kõik teised. nii otsustavad detektiivid, et nad kavaldavad Matthew Pauli üle, tehes näo, et nad ei saa millestki aru. me ei taha, et ta praegu teaks, mida meie teame. Me ei öelnud talle kunagi, et ta on surnud. Me ütlesime lihtsalt, et ta on kadunud. Räägime Stefanist. Kes ta sinu jaoks on? Oh jumal küll. Stefani on armunud minu tütresse. Te juba teate seda. Ja. Nendel meestel on praegu suhe. Milan. Meil on alati olnud mingi suhe Helgeniga, aidanud üksteist. Ta aitas mind hiljuti, kui ma oma hüppeliigese murdsin. Ta aitas nii päris palju ja ma olin selle eest väga tänulik. On hästi dokumenteeritud, et ta mitmes kohas enesetapukatseid teinud. Aprillis võttis ta oma vanemate majas terve pudeli tablette. Ja mina proovisin panna teda ravimeid õpetama, et abi saada. Mida ta võttis, kui ta vanemate juures üledoosi tegi? Mida ta tegi? Ta rääkis ühe arstiga, kes määras talle palju ravimeid. Peaaegu kohe algusest peale tahtis ta rääkida Stefani vaimse tervise probleemidest ja sõltuvusprobleemidest, mis tal olid seoses ravimitega, mida ta võttis. Oli aegu, kui ta rääkis enesetapust, aga ta helistas mulle alati. Ja ta ei teinud kunagi midagi. Sa ei tea, kus ta on? Kas sa mäletad, millal sa teda viimati nägid? Ei, nädalat tagasi. Nädalat tagasi? Ja mul on süda paha. Aga ei. Mul on halb tunne. Teie putid teate midagi, öelge mulle. Kus ta on? Seda me üritamegi teada saada. Me ei tea. Ta on kadunud. Nii et me üritame välja selgitada, kes teda viimati nägi. Ma proovisin. Ma tegin temaga nii palju kui suutsin, aga viimased paar aastat läks ta lihtsalt täiesti käest ära ja arstid ei tahtnud kuulata. Nad lihtsalt kirjutasid järjest rohkem ja rohkem ravimeid välja, aina rohkem ravimeid. Kui me proovisime temalt täpsemat ajakava teada saada, millal ta viimati teda nägi, ütles ta. Kuulge, mul hakkab juba paha tunne tekkima. Mida te teate? Mida te mulle ei räägi? Ja siis kaldus ta jälle kõrvale, rääkides sellest, et ta oli tugevate ravimite peal, mis meie arvates polnud üldse seotud sellega, millest me temaga rääkisime. Millal sa enda mäletamist mööda Stefaniat viimati nägid? Sa ütlesid, et arvad, et sellest on paar nädalat möödas, kui sa teda viimati nägid. Mõtle tagasi. Mõtle sellele, millal sa teda viimati nägid. Who's say Olli? Sellest on möödas üle paari nädala. Ma tean, et ma ei mäleta täpselt. Kui me temalt tema ajakava kohta rohkem üksikasju küsisime, muutus ta närviliseks. Ja ma arvan, et siis ta nuuskas nina, kattis suu kinni ja kogus mõtteid, enne kui teemat vahetas. Detektiivid survestavad teda edasi. Mis juhtus päeval, mil ta viimati Stefaniat nägi? Ja mis päev see täpselt oli? Sa ütlesid, et käisid temaga koos ortopeedi juures vastutatul. Jah, me läksime, ma pidin minema Orthopedic Associatesi. Matthew vigastas aasta alguses oma pahkluud või jalga ja sai füsioteraapiat Orthopedic Associatesi kliinikus, mis asub ohvri leidmise kohale üsna lähedal. Sa ütlesid, et sul oli hommikune aeg ja te läksite sinna koos. Sa ütlesid, et kui te kohale jõudsite, läksid sa oma vastuvõtule, nii et see oleks viimane kord, kui sa teda nägid, tundub. Kas ta tuli sinuga koosmoodisse, kas sa mäletad? Ei. Ta jäi veoautosse? Jah, ma läksin veokisse. Kas sa lõpetasid oma kohtumised? Jah.
sa tulid oma veoki juurde ja mis siis edasi? Ta on läinud. Ta ei ole enam veokis. Ta on läinud, jah. Kas ta oli võtmed või mitte, kas sa mäletad? Oh ei, mul olid võtmed. Mul olid võtmed. Kas ta andis sulle mingit märki, et ta kavatseb kuhugi minna või kuhu ta võiks minna? Ei. Kui sa tagasi oma veoki juurde jõudsid Matt ja teda polnud seal, mis edasi juhtus? Nii nagu ma varemgi olen teinud, sõitsin ma edasi-tagasi teda otsides. Ma mõtlesin, et võib-olla ta läks tänaval jalutama. Võib-olla ta istus oma emale. Võib-olla ta lihtsalt elas end välja, sest tal on varemgi olnud komme metsa joosta, emale helistada, selliseid asju teha. Üks asi, mis meile silma hakkas, oli see, et räägiti, kuidas tal on väga tuntud komme metsa joosta ja proovida end tappa, mis meie arvates oli huvitav asi öelda, arvestades, et ta leiti metsast surnuna. Sa küsisid tema emalt, kas ta nägi teda. Kas sa mäletad, millal ta korterisse tagasi jõudis? Kas ta oli seal? Oh, ei. Siis, kui ma tõesti muretsema hakkasin ega saanud aru, mis toimub, oli see... Umbes nädal tagasi käisin autopesulas, võtsin oma automatid välja ja hakkasin kõike puhastama. Ja vaata imet, ma näen tema käekotti. Ja siis ma mõtlesin, et see on küll imelik. Nädal või 2 möödub ja siis äkki leiad selle, kui sa autot puhastasid. Ja Paul väidab, et leidis oma autot puhastades midagi veelgi šokeerivamat. Auto all oli kirjad. C-on-E. See polnud midagi, mida ma poleks juba varem kuulnud. Kas siis e-posti või sõnumite kaudu. Ma olen kõigist väsinud. Ma vihkan kõiki. Ma vihkan sind. Ma vihkan oma vanemaid. Kõiki. Tead küll selline sõnakasutus. Kas sa arvad, et ta jättis selle kirja viimati, kui sa teda nägid? Võimalik. Ma ei saa kindlalt öelda. Jah, lihtsalt see ongi, ma pean minema vaatama. Ma arvan, et Matt lootis sellele kirjale, et see näeks välja nagu enesetapukiri. Ma arvan, et see oli tema viis end kaitsta ja panna süü Stefani peale, öeldes, et tal on selline ajalugu. Ma leidsin selle kirja ja siis teie leidsite ta surnuna. Härra Paul on selles asjas selgelt meie kahtlusalune. Ta on kuidagi kas seotud või teab, mis juhtus Stefaniga. Olgu, ma pean advokaadi võtma. Sa palusid advokaatimees, me oleme lõpetanud. Võtame sinuga ühendust järgmise paari nädala jooksul. Ma luban sulle. Kas saad? See on korras, tead. Ma luban sulle, ma ei teinud midagi. Nii sa väidad? Seda ma tean. Meil ei olnud piisavalt infot ega tõendeid, et öelda, et ta tappis ta. Meil ei ole piisavalt, et arreteerida, nii et ta tuleb vabastada. Praegu ei ole Matthew Paulil politseile rohkem midagi öelda. Aga selgub, et tema kortermajal on neile palju rohkem rääkida. Me saime teada, kus härra Paul elas. See oli kortermaja Waukesha linnas. Me saime teada, et kõigil selle korterelamu väljapääsudel olid kaamerad. Ja me tahtsime saada videot. Kuule, kiiresti, me lähme kohe selle juhtumi juurde tagasi. Ma tean, sellel on nii palju erinevaid kihte. Aga vaata, me suutsime selle kõik kokku panna tänu uskumatule toetusele, mida saame oma partnerilt Upside'ilt. Muide, see on suurepärane rakendus. Upside annab sulle raha tagasi, lisaraha tagasi igapäevaste ostude pealt, nagu kütus, toidukaubad, kaasavõetav toit. Nii et siin on, mida sa tegema pead. Laadi Upside tasuta alla. Sa valid pakkumise ühes nende enam kui 100 000 tasukohast. Maksad nagu tavaliselt, oma kaardiga. Kinnitad ostu ja nii lihtsalt saadki raha tagasi. Näiteks, kui mul on vaja kütust osta või tahan ühel õhtul midagi kaasa võtta, otsin ma kõigepealt Upside'i pakkumisi. Ja pärast seda, kui olen kulutanud, ilmub raha minu äppi, mida saan otse oma pangakontole kanda. Upside'i sagedased kasutajad teenivad keskmiselt $254 aastas tagasi. Et hakata raha tagasi saama, klõpsa kirjelduses olevale lingile või skaneeri QR-koodi. Aga kindlasti kasuta meie sooduskoodi PrimeCrime, sest saad oma esimese paagitäie iga galloni eest lisaks 25 senti boonust. Lõpuks saime läbiotsimismääruse Matthewi korteri läbiotsimiseks. Kas Stefani elas seal sageli? Nii et neil oli 7 kaamerat, mis jälgisid kogu kompleksi sisemust. Nii et meil oli sõna otseses mõttes meeskond, šerifi asetäitjaid ja detektiive, kes võtsid mingi osa salvestisest või ühe kaamera
ning vaatasid 24 tunni materjali, et näha, millal Stephanie siin on, millal ta lahkub. 23. august 2022 Stephanit nähakse trepist alla tulemas ja väljumast korteri uksest kompleksi põhjaküljel. Tal on seljas samad riided, mis tal olid seljas, kui ta leiti. Tal on õlal must käekott, mille rihmal on metallist ketid ja väga suur roosa veepudel. Ja teda nähakse umbes kell 8:39 hommikul sellest uksest väljumas. Matthew väljub teisest uksest. Nii nagu meie sellest aru saime, ei tahtnud härra Paul, et teda nähtaks koos Stephaniaga korterist lahkumas, sest tal ei olnud lubatud teist üürniku pidada põhimõtteliselt. See oli ühe üürniku korter. Tänu armatuurlauakaamerale, mis oli Pauli veoautos ja mille detektiiv Fredericks konfiskeeris, suutsid uurijad jälgida paari liikumist tol hommikul. Nad suunduvad tema ortopeedi vastuvõtule, kui teevad peatuse pärast korterist lahkumist. Mõni minut hiljem nähakse teda Quick Tripis, mis asub Matteuse korteri ja Wisconsini ortopeede keskuse vahel. Stephanie läheb poodi, teda on poes näha ja teeb väikese ostu, vist mingit hommikusööki ning läheb tagasi veoauto juurde. Nad istuvad seal mõne minuti süües hommikusööki ja siis ta väljub, viskab midagi prügikasti, läheb tagasi veoautosse ning minuti paari pärast lahkuvad nad koos veoautoga bensiinijaamast ja suunduvad läände Gulf Roadile, mis viib tema arstikabinetti poole. See on viimane kord, kui me saame dokumenteeritult kinnitada, et ta oli elus. Kahjuks on Orthopedic Associatesi kaamerad 5-päevase salvestustsükliga, nii et need salvestavad 5 päeva ja siis kirjutavad varasema salvestise üle. Nii et ajaks, kui me suutsime kindlaks teha, kes Stephanie oli, olime sellest säilitamisperioodist juba ammu üle. Aga korteri valvekaamera salvestus jätkub pidevalt. Ja kui me jätkame selle video vaatamist, näeme, et Matti tuleb samal päeval, varasel pärastlõunal tagasi. Stephanie ei tule. Ta astub samuti hoonesse roosa veepudeliga ja hiljem tuleb ta sisse plastist poekotiga, nagu ostuvõtt. Ja selle koti sees on näha, et seal on käekott, rihm on näha, aga Stephanie ei tule tagasi. Otsingu käigus leidsid nad Stephanie veepudeli. Nad leidsid tema käekotti. Nad leidsid tema telefoni, nad võtsid tema telefoni, nad võtsid iPadi, ma arvan, et ka sülearvuti. Ja me saime tagasi telefonide kõnelogi, nende telefonidega seotud asukoha andmed, Stephanie ja Matthews omad. Me vaatasime, kuidas telefonid lahkusid. Nad jõuavad lõpuks piirkonda, kus Stephanie leiti, mis on OAW ehk Orthopedic and Associatesi juures. Kuid mõlemad telefonid jõuavad lõpuks tagasi korterisse, aga Stephanie ise mitte kunagi. Kui politsei jätkab Matthew Pauli telefonide läbiotsimist, leiavad nad midagi väga kummalist. Kui me tema telefoni allalaadimisi läbi vaatasime, hakkasime nägema tema vestlusi 2 Filipiinidel elava naisega, kellega Matthew Paul regulaarselt suhtles. Need vestlused olid seksuaalse sisuga. Need olid igapäevased vestlused. Nad olid beebi suhtes. Me olime teada saanud, et Matthew'l oli mingil hetkel tõepoolest kavatsus kolida Filipiinidele ühe nende naistega, kellega ta vestles. Üks naistest oli, ma tahaksin öelda, et oli medõde. Teine oli kooliõpetaja. Norma Jean Desierto ja Sherlyn Valente olid need 2 naist, kellega Matthew regulaarselt suhtles. Viimane, kui ma mäletan, oli see 1991. aasta lõpus ja siis me saatsime sulle ja hommikuks sõnumeid. Kas mõne sinu ja Matthew vestluse juhtus midagi kummalist või oli midagi, mis tundus imelik seoses sellega, millest te rääkisite? Ta ütles mulle, et seal oli keegi, kes armastas. Ta ei olnud ainus. Ütles mulle, et ta muretseb selle pärast. Kas ta kunagi mainis tema nime või midagi sellist? Norma Jean medõde, ta mäletas mõningaid asju, mida Matthew talle rääkis. Tead küll, ta oli mures kellegi pärast oma tutvusringkonnas.
lihtsalt need vestlused toimusid enne, kui Stefani keha üldse leiti, mis loomulikult tekitas veelgi rohkem kahtlust, et ta oli asjaga seotud. Kui detektiivid nende naistega räägivad, keskenduvad nad päevale, mil Stefanis keha metsast leiti. 9. september on päev, millest ma tahaksin sinuga rääkida. 2022. aasta 9. september. Ta on sulle Skype'is sõnumi saatnud, kus ütleb: vabandust, ma ei saa seda seletada, aga ma pean su kontakti kustutama. Ja siis sa vastad talle kirjutades, kas see on seotud selle asjaga, mille pärast sa oled mures olnud? Ma arvan, et uurimine oli juba toimunud, aga ma lihtsalt ütlesin sellele, kes minuga rääkis, et seal on keegi. Atumi küsige minult kõike, mida ma tean sellele seoses. Intsidendi kohta. Mida juhtus? Kas ta ütles sulle, mida teha, kui keegi sinu ühendust võtab? Ei, ta ütles mulle, et ma lihtsalt vastan, ma ei tea, kes talle võib. Ükski neist naistest ei öelnud meile, et Matt oleks tunnistanud, et ta kuidagi Stefanistile kahju põhjustas. Aga Matthew Paul ütleb meile midagi muud, mida uurijad teevad väga huvitavaks. Jah, ta tahtis jõuda mingile järeldusele. See oli tema plaan. Ja ma arvan, et Matthew otsis võimalust pääseda mitte ainult selles suhtes Stefaniga, vaid ka riigist välja. Me saime teada, et ta tõesti lahkus riigist. Ta läks Filipiinidele. Ma usun, et see oli 14. märts 2023, kui ta lahkus. Ta teeb plaane ühe filipiinlannaga, et ta tuleb sinna tagasi ühe otsa piletiga ja hakkab seal elama ning elab õnnelikult elu lõpuni. Nii et ma arvan, et tema meelest oli tal kindel veendumus, et neil pole minu vastu midagi. Nad ei suuda midagi tõestada ja ma olen siin vaba mees. Ta on tagasi 14. juunil 2023. On teatav kiire loomulisus, aga me ootame endiselt mõningaid asju. Me ikka veel püüame kõike kokku panna. Meil polnud füüsilisi tõendeid, meil polnud ülestunnistust. Meil polnud ühtegi silmnägijat, nii et kõik oli täiesti 100% kaudsetel tõenditel põhinev. Võtab veel 3 kuud, enne kui detektiivid tunnevad end tõendites piisavalt kindlalt, et lõpuks tegutseda ja Matthew Pauli arreteerida. Olime tema kortermaja mitu päeva jälginud. Ühel kindlal päeval, ma arvan, et see oli meie 4. päev seal, tuli ta kortermajast välja ja me sõitsime talle ligi. Hüppasime autost välja, panime ta käeraudadesse ja viisime ta jaoskonda tagasi. Mida sa teed? Tiirutab pargi ümber oodates, et ma välja tuleksin. Sõida parklas ringi. Kuidas sa aidata saaksid? Ma just tulin välja, see lihtsalt tuli jutuks. Jaa, mu vedas. Mul vedas, sul ei vedanud. Ma lihtsalt ütlesin sulle. Ma lihtsalt ütlen sulle. Ma ei tea, mille eest mind arreteeritakse. Mille eest mind üldse arreteerida saab? Ma ei teinud midagi. Matthew Paulille esitati lõpuks esimese astme mõrvasüüdistus. Ning talle esitati süüdistus ka laiba varjamises. Tegime tihedat koostööd prokuratuuriga ja meie eesmärk oli esitada võimalikult tugev juhtum, mis tõestaks, et Matthew tappis mitte ainult Stefani, vaid peitis ka tema surnukeha metsa. Nõrkusteks olid endiselt surnukeha seisukord ja võimetus kindlaks teha surma põhjust ning viisi. See oli minu suurim mure. Ja ilma mõrvarelvata, ilma kohtuarstita, ilma arstita, kes ütleks, et ta kägistati või tulistati. Kas vandekohus üldse aktsepteerib seda? Kohtuprotsessini jõudmine võttis 3 aastat. Kõik need aastad ootamist, et nad koguksid kõik tõendid kokku ja paneksid kokku tugeva kohtuasja. Me olime kindlasti mures, et vandekohus võib otsustada, ma ei tea täpselt, kuidas ta suri. Ma ei ole päris kindel, kuidas ta suri või kas see oli mõrv, mitte enesetapp. Seega tahtsime enne kohtuprotsessi võimalikult paljud neist lünkadest ära katta. 2025 aasta oktoobris algab lõpuks Matthew Pauli kohtuprotsess. Ja see on Stephanie Pavlans. Tema on isik, kelle kohta see mõrvaprotsess käib. Temalt te selles kohtuasjas otse midagi ei kuule. See on Stefani, kui ta ühel päeval elu nautis.
kuidas juhtus nii, et ta leiti 2022 aastal Delafieldi linnas metsast surnuna? On üks asi, mida me teile ei saa esitada ja see on surma põhjus. Ma tahtsin, et nad teaksid kohe algusest peale, et kuulete küll kõike seda, aga te ei saa teada, kuidas ta suri. Aga see on okei. See oli siis avakõne, põhisõnum. Meil on palju tõendeid, aga see üks asi, mida te kindlasti teada tahate, sellele ma ilmselt ei saa vastata. Nüüd te võite küsida, kuidas te üldse kavatsete mõrva tõestada, kui te ei tea, kuidas ta suri? Wisconsini osariigi tõendamiskohustus ei ole tõestada, kuidas ta suri. Teilt ei küsita seda kohtuasja lõpus. Teilt küsitakse, kas Matthew Paul tappis tahtlikult Stephanie Pavlonsi? Kas ta on selle osas, mida riik talle süüks paneb, süüdi või mitte süüdi? Ainus mõistlik järeldus, mille saate teha, on see, et ta on süüdi Stephanie Pavlonsi tahtlikus tapmises. Kaitsel oli selle juhtumi jaoks mitu strateegiat. Esiteks ja mis kõige olulisem, me ei tea, kuidas ta suri. Rääkimata sellest, kes, kui üldse keegi, oli tema surmas süüdi. Ükski tunnistaja ei suuda kindlalt öelda, kuidas Stephanie Pavloni elu lõppes. Tapmisjuhtumi puhul tugineb süüdistus alati ühe olulise tunnistaja ütlustele, kelleks on kohtuarst. Selles juhtumis annab Waukesha maakonna kohtuarst tunnistusi, et hoolimata põhjalikest testidest ja uurimisest suudavad nad kokku võtta järelduse Stephanie surmaviisi ja põhjuse kohta. Ühesõnaga määramata. Ma usun, et süüdistus ei suuda tõendada mõistliku kahtluseta, et Matthew Paul pani toime need kuriteod, millest teda süüdistatakse. Nii et süüdistus püüab Julile näidata, et kuigi nad ei tea, kuidas Stephanie tapeti, oli ainult üks inimene, kes oleks saanud ta tappa. Nii et me pidime tõesti kogu muu olemasoleva tõendiga žüriile pildi kokku panema. Mitte teaduslikud tõendid, vaid antud juhul palju digitaalseid tõendeid, palju süüdistatava ütlusi ja sõnumeid teistele inimestele, mis viitasid sellele, et tema oli see, kes põhjustas Stephanie surma. Nüüd nende digitaalsed tõendite või arvutiotsingute hulgas, mida Matthew Paul koos oma isa Marviniga tegi, on üsna süüdistavaid asju. Kui Matthew Paul oli härra Marvin Pauli elukohas, mida te märkasite härra Marvin Pauli arvutis? Need on veebipõhised otsingud. Kadunud naine leitud surnuna. 9. september 2022. Videoklipid. Waukeshas politseiscanner. Waukesha väljal leiti surnukeha. Kadunud naine leiti surnuna. Kas keegi õiguskaitseorganites teadis, kes see oli, kes leiti Oa Vooble lähedal metsast? Minu teada mitte. Kas keegi õiguskaitseorganites teadis, et Stephanie Pavlons oli kadunud alates 23. augustist? Sellel hetkel ei teadnud keegi, sest sellel hetkel me ei avaldanud mingit infot selle kohta, kes leiti, lihtsalt sellepärast, et me ei teadnud. Nende otsingute põhjal võib-olla see inimene teab. Peaaegu kohe pärast 23. augustit 2022 hakkab ta otsima Stephanie Pavlonsi järelehüüdeid. Ta otsib matusebüroosid. Selle ajavahemiku jooksul hakkab ta ka oma politseiskanneri rakendust vaatama. Veel üks süüdistuse tugev tunnistaja oli Andrew Willis koos oma laibakoer Raveniga. Nüüd viidi Raven sellesse asutusse, kus Matthew Pauli veokit hoiti, et näha, kas ta suudab leida tõendeid, mida uurijad võisid märkamata jätta. Nii et nüüd võtate Raveni välja, panete talle vesti selga ja viite ta sinna teenindusukse juurde, eks? Õige, jah. Nii et ta liigub läbi garaaži ja tuleb siis tagasi sihtsõiduki juurde. Ja. Ja palun rääkige meile, mis juhtub siis, kui ta läheneb sihtsõidukile. Ta läheneb sihtsõidukile kõrvalistuja poolt, tulles välja kuurist lääne poolt ning ületab siis tagumise põrkeraua suunas, kust otsing alguse sai. Aga siis teeb ta 180-kraadise pöörde ja tema hingamine kiireneb. Nii et ma näen taas käitumise muutust. Ja kui ta tuleb tagasi kõrvalistuja poole tagumise nurga juurde, paneb ta nina selle vastu ja annab istumismärgu ande. Kõur jõudis Matthewi veoauto tagaosani kõrvalistuja poolel ja istus järsult maha.
koerajuht ütles, et see on kohe positiivne märguanne. Matthew viskab lõpuks selle veepudeli ja käekoti veoauto kasti, eks. See lõhn ei tähenda tingimata, et selles autos oli laip. See lihtsalt tähendab, et midagi, mis oli surnukehale lähedal või sellega kontaktis, oli selles veoautos. Mõned tugevaimad tõendid, mida süüdistus lõpuks esitab, on Stephani päevik ja see on südantlõhestav. Nii et alustades esimeselt leheküljelt ütlesid sa, et esimene sissekanne on 10. juulil 2020. See on õige. Palun loe see sissekanne ette nii hästi, kui suudad. Mul oli tööl hea päev, kuni koju jõudsin ja tema arvas, et sinna oli suitsu jäänud. Ei olnud. Andis mulle korraliku kõva laksu näkku, mis valutas ja tekitas mulle migreeni. Hea päev, halb öö. Dr. Jekyll ja härra Hyde, sellepärast ma vahel tahan surra. Jälle süüdistati mind milleski, mida ma ei teinud. Ma arvan, et Stephani aimas ette, et temaga võib mingil hetkel midagi traagilist juhtuda. Ja nii ta pidas väärkohtamise kohta üles tähendusi, mida ta kannatas. See on sisuliselt sõnum hauast. Ilma selle päevikuta poleks me jõudnud arusaamiseni, milline tema elu iga päev oli. 7. oktoober 2020. Palju on juhtunud pärast minu viimast kirjutist. Minu vasak trummikile lõhkes jälle. Ma sain jälle sinise silma. Mul oli umbes 3 nädalat järjest selgroo verevalum ja rohkem emotsionaalset väärkohtlemist, kui suudan kokku lugeda. 6. juulil on mu süda, hing ja vaimne seisund korduvalt murtud. Ma tunnen end lõksus olevat. Siis on aeg lõppsõnavõttudeks. See ei ole juhtum, kus meil oleks olnud pealtnägija. See ei ole juhtum, kus meil oleks mõrv videole salvestatud. Pidime selle juhtumi tõestamiseks kõvasti tööd tegema. Iga tõend täiendab teist. Ükski üksik tõend ei ole selles juhtumis otsustav. Aga iga tõend näitab teile, milline inimene härra Matthew Paul oli. Näitab teile, milline suhe oli Stephani Pavlontsil härra Pauliga. Ja lõpuks, et Stephani Pavlont suri 23. augustil kostjategude tõttu. Matthew võitleb oma vabaduse eest. Austatud vandekohtunikud, te istute täna selles kohtuasjas kui 12 kohtunikku. 12 inimest, kes juhivad Matthew Pauli saatust. Te istute täna siin kui kõige kõrgemad õiguskaitseametnikud. Puuduvad tõendid, mis kinnitaksid süüd mõistliku kahtluseta. Arvestades tõendeid ja ütlusi, pole osariik kindlasti suutnud tõendada süüdistatavaid kuritegusid nõutaval tasemel. Ma olen kindel, et teete otsused, mis on kooskõlas terve mõistuse ja loogikaga ning mõistate Matthew Pauli õigeks. Me ütleme, et ma arvan, et ta pääseb süüdistusest. Kõik on kaudsed tõendid. Me kordasime kogu aeg, et ma lihtsalt ei näe, kuidas 12 inimest saavad süüdi mõista. Kellegil peab olema mõistlik kahtlus. Iga väike tõenditükk ei tundunud piisav. Midagi ülekaalukat polnud. Ei olnud ühtegi otsest tõendit. Võib-olla pole otsest tõendit, aga prokurör Christy Gordonil on vöö vahel siiski salarelv. Ja mulle meeldib midagi väikest vastuväiteks varuks hoida. Selles juhtumis oli see, tead, meie teooria. Me rääkisime kogu kohtuprotsessi vältel, isegi ettevalmistuste ajal, sellest, mis meie teooria saab olema. Ja me leidsime ühe, mis meie arvates sobis tõenditega. Siin on tõde. Me ei suudaks sellist episoodi kokku panna, kui meil ei oleks teie kõigi uskumatut toetust. See on päriselt nii. Ja ma kujutan ette, et paljud teist on koeraomanikud, eks? Ja kui sa ei olnud enne seda episoodi koerainimene, siis nüüd ilmselt oled. Ja vaata, iga omaniku peamine prioriteet on hoida oma koer terve, õnnelik ja rahulolev, eks? Aga su koer kratsib, lakub käppi, tal on kõrvaprobleemid või sügelev punane nahk, siis sa ei ole üksi. Koerte allergiad on kõvasti kasvanud. Tundlikkus õiedoomu suhtes algab tegelikult sinu koera seedetraktist. Sellepärast tahan ma sulle rääkida just sellest siin, Better Wildist. See on loodud tegelema probleemi algpõhjusega. Miks? Nende loomaarsti poolt loodud pehmed närimislisandid toetavad sinu koera immuunsüsteemi ainulaadse hundist inspireeritud pre-, pro- ja postbiootikumide seguga. Need sisaldavad ka teisi looduslikke koostisosi, nagu ternespiim immuunsüsteemi toetuseks ja lõheõli naha- ja kargkatte tervise jaoks. Proovimiseks külasta betterwild.com /primecrime. Kasuta kassas koodi PrimeCrime, mida saab kasutada koos teiste pakkumistega, kui vormistad püsitellimuse.
ja Kristi läks sinna ette, prokuratuur läks sinna ette ja kui ta hakkas seda kõike kokku panema, me kõik ahmisime õhku. Siis oligi kõik selge. Ta läheb oma vastuvõtule ja samal ajal, kui ta seal sees on, Stefani lihtsalt keeb vihast. Ta mõtleb, mul on sellest kõrini. Aitab, mul on vägivallast kõrini. Mul on väärkohtamisest kõrini. Ma ei taha seda enam. Nii et ta kirjutab selle kirja, mis leitakse autost. See ei ole enesetapukiri, see on lahkumiskiri. Ta jätab selle juhi istmele. Ta peab leidma väljapääsu. Nii et ta väljub autost ja hakkab minema. Ta otsustab kõndida selle metsa poole. Ta ilmselt mõtleb, et ma pean lihtsalt silmist kaduma. Ta ei tohi mind lahkumas näha. Aga härra Paul tuleb kohtumiselt välja. Tal on aeg otsas. Ta näeb, et teda pole veokis. Ta näeb seda kirja. Selle kirja lugemine ei võta kaua aega. Ta loeb selle läbi ja oi, ta on vihane. Ta on raevunud. Ta istub oma veokisse, sõidab ja näeb Stefaniat. Ja mis siis edasi juhtub? Härra Paul võtab ta käekoti. Ja daamid ja härrad, sii on mõrvarelv. Ta mähib selle ümber tema kaela. Ta kägistab teda vaid minuti või 2. Sellest piisab. Ta kaotab teadvuse. Ja ta on surnud. Ta kasutab tema enda käekoti rihma, et ta tappa. Näete, härra Paul, ta ei saanud lubada, et kontroll oleks Preili Pavlonsi käes. Ta ei saanud lasta tal minema kõndida. Ta ei saanud lasta tal teda maha jätta. Nii ta suri. See on see, mida kõik on oodanud. Ta võttis need vihjed, pani need kokku ja andis vandekohtule korraliku roa ning asi ongi tehtud. Vandekohus arutas asja 1 tunni. Olen oma karjääri jooksul pidanud palju mõrvajuhtumeid, aga kunagi pole olnud 1-tunnist otsust mõrvajuhtumees. Ausalt öeldes pole ma kunagi kuulnud 1-tunnisest otsusest mõrvajuhtumees. Otsused loeti ette järgmiselt. Meie, vandekohus, leiame, et süüdistatav Matthew E. Paul on süüdi esimese astme tahtlikus tapmises, nagu on esitatud süüdistuse esimeses punktis. Teine otsus kõlab järgmiselt. Meie, vandekohus, leiame, et süüdistatav Matthew E. Paul on süüdi laiva peitmises, nagu on esitatud süüdistuse teises punktis. Ma olin väga elevil. Jaa. Ma arvan, et pidin uuesti üle kontrollima ja veenduma, et otsus oli tõesti süüdimõistev, sest nad tulid nii kiiresti tagasi. Ja olen lihtsalt nii tänulik vandekohtule, et nad lähtusid tõenditest. Enne kui Matthew Paul ametlikult karistuse saab, loeb prokurör Kristi Gordon ette Leila avalduse. See on Matthew ja Stephanie tütar ning see on suunatud otse tema isale. Ma ei tea, miks ta sinu väärkohtlemist talus ja võib-olla ei saa ma seda kunagi teada. Milline haige koletis teeks midagi sellist süütule naisele, kes veetis oma elu sinuga, hoolitses sinu eest ja oli sinu jaoks olemas, kui ta sai? Sul ei ole hinge. Sa tapsid ainsa inimese, kes mind õnnelikuks tegi ja oli minu jaoks olemas, kui ma teda vajasin. Sa võtsid süütu naise elu ja tegid nii paljudele inimestele haiget. Ma loodan, et sa mädaned vanglas. See jääb teda kummitama kogu ülejäänud elu. Tal on raske sellest rääkida ja seda seletada, sest see toob esile nii palju erinevaid mälestusi, mis tal olid oma emaga ja ka mõned mälestused, mis tal olid oma isaga. Matthew Paul ütleb kohtunikule ka otse välja, mida ta arvab, ega hoia end tagasi. Ja ma tahan lihtsalt selle juhtumi kohta avalduse teha. Ja ma arvan, et see oli kindlasti farss, mida nimetatakse mõrvaks siin Waukeshas. Mina olen siin ainus ohver. Mind tapab uus Gestapo. See on lihtsalt prokuratuuri võimu kuritarvitamise muster. Ta ei teinud endale sellega kindlasti teeneid. Oma karistuse määramisel oma avalduse ajal solvas ta minu arvates kohtunikku väga tugevalt. Vandekohus andis mulle vähem kui tunniga täiesti üheselt mõista. Ja sinu avaldused, käitumine ja hoiak ütlevad mulle täna siin istudes väga selgelt, mis on minu jaoks õige asi teha. Ja siin on see, mida ma tajun. Minu eesmärk selle juhtumi puhul karistust määrates on muuta Matthew Pauli kahjutuks
et takistada tal tulevikus kedagi nagu Stefani Pavlons ära kasutamast. Et ta ei saaks talle haiget teha vaimselt, emotsionaalselt ega füüsiliselt. Ja sellest lähtuvalt esimese süüdistuspunkti osas määran ma eluaegse vangistuse ilma võimaluseta pääseda pikendatud järelevalve alla. Teise süüdistuspunkti osas ma määran 12,5 aasta pikkuse vangistuse. 7,5 aastat esmast kinnipidamist ning 5 aastat pikendatud järelevalvet, mis järgneb eluaegsele karistusele. ma arvasin, et see oli väga õiglane ja ma olin täiesti kindel, et kohtunik Ramirez määrab talle eluaegse vangistuse ja ta tegigi seda. See on üks neist juhtumitest, mis saab minu karjääri lõpuks olema üks tähtsamaid. Me suutsime saavutada õiglase otsuse ja õiguse tema jaoks. See oli kõige keerulisem juhtum, millega ma kunagi olen töötanud ja samas ka kõige rahulduspakkuvam. Ma arvan, et lõppkokkuvõttes on süüdimõistev otsus suurim õiglus, mida Stefani võib saada, sest see näitab, et ta elas rasket elu ja selles oli süüdi Matthew. Just tema võttis ta elu liiga vara. See on traagiline lugu naisest, kellelt rööviti mitte ainult tema väärikus, vaid lõpuks ka elu. Kuid kõige püsivam kaotus on tema pere jaoks. Ja seetõttu tahan nüüd lõpetuseks anda sõna tema emale ja isale, kellel peakski olema viimane sõna. Põhjus, miks ma seda täna teen, on aidata kõiki, kes on sellises olukorras, et see aitaks neid ja annaks neile julgust lahkuda inimesest, kes neid kuritarvitab. Lihtsalt mine ja otsi abi. Lihtsalt pöördu kellegi poole, et abi saada. Isegi kui see on raske, proovi seda siiski teha, et saada endale meelerahu.